nime panin muuseumile sellepärast, et ta oli külamuuseum, mitte et talumuuseum. Ega ma nii egoist ka ei ole, et ta kajastab ju kõiki. Ja kui muud asjad olid juba tehtud, et vanad hooned on olemas, mis tahavad, kas labuta päris ära või veel. Oota, hakkaks nagu otsast peale, et kas sa nõukaajal elasid siin, see on su esivanemate talu võiks? Kuule tegelikult. Et millal sa seda muuseumi tegema hakkasid ja miks? Kuule, ma lühidalt ütlen siis eest. Vanapere talu lugu on muikide suguvõsast. Meetrika andmed näitavad kõik see vanem märge muike Ants ja tema naine on ka nimetanud. On ilmselt sünniaeg saab umbes olla 1664 või kuidagi nii. Sellest tuleb ühest muike Antsust. On juba muikel juba tegelikult 3 põlvkonda. Muike Antsust saab Ilume Ants. Võt see on nagu esiisa algus. Need kolisid siis muikid Ilume? Jaa. Üks muikide suguvõsa liin tuli Ilume Alliga peresse ja teine liin tuli siia vanaperesse. Meetrikas on jälgitav täpselt kõik see vanem abielu. See on siis juba nende Antsude järeltulijad. On Mikk, abielu on Joveski, Jakob Falki tütar Parbu ja nendel oli 4 last vist. Sellest on järgitav kõik põlvkonnad. Ja viimased siit juba minu vanaisad ja isad juba Abraham Jäägermann oli juba kirjaoskaja, oli Palmse mõisa viinapõletaja olnud, aga kirjalikud andmed kuskilt seda ei ole näidanud. Ja minu vanaisa oli siis, oli Madis. Ta oli veel üks juba siit nagu siis veel, kes oli külavanemana suri, tol ajal olid külavanemad. Ta suri 1902. Ja minu isa oli Gustav William, see oli vanasti nimi pandud, aga eestitati ja Gustav William Jäägermann. Jäägermann pandi sellepärast, et vanaisa kinkis 3 tütrele kuule kaasavaraks, kuule jahipüssid. Iga tütar see jahipüssi. No ja see selleks ja sellest ka siis see nimi pandi Jäägermann ja eestitatu 36 aastal jahiloo. Kuna isa vangistus oli 45. aasta algul ja küüditus oli 49. aastal. Sest meid oli me olime 5 venna. Kõik see vanem vend oli Eesti Leegonis. Oli suurtükiväelane. Praegune vend, kes vanem vend, Jaanus läks Soome sõtta.
tuli sealt tagasi, siiamaani elab. Elab on jah veel 96-aastane. Ja siis küsitlus tuli 49. aastal. Ära küüditati ema, kes oli Venemaal 7 aastat, nagu see kõigil oli suurem osa. Ja juhtus nii, et me 3 venna metsa, me olime metsas pool aastat. Vanem vend oli kukkus ka, oli 3 aastat kinni, oli 3 aastat vangis, aga mina oma kõige nooremad, me olime kaksikvenna, aga Madi, nii et me oleme ainult vangis olnud nädal aega. No ja Koloosi keskus tehti siia 49. aastal. 49. aastal ise läksime elama kuule mitmest koos Tallinnas elanud. Kõige esimene töökoht oli Turbaraba, mujal ei võetud neid bandiidipoegasi, bandiite. Ja sest mina andsin oma käega passi ka ära. Aga siis jooksin nende püsimiste väärt metsa Saadalu aastast. Ja no siis mul need lood on, need on kirjas nende kassettide peal. No ja aga siis tuli see 56 aasta ja siis lõpuks 52. aastal võeti sõjaväkke lõpuks, 52. aasta lõpus. Sõjaväkke ja 56. aastal tulin tagasi, isa sai vangist veel lahti, elas seal 3 aastat, ema tuli Siberist tagasi. Ja noh, aga nii, et Koloos ajas mind sellest oma vanast majast välja uuesti. Ja ega ma siis olin kange ka ja keegi ei keelanud ja siia oma maja lähedale põllu peale vabandust 60. aastal hakkasin ehitama maja, 2 aastat ehitasin, maja oli valmis ja noh, siis hakkasime kommunismi ehitama nagu me kõik. Ja aga siis see aeg läks edasi ja nagu nägite ise, kommunism lagunes ära, tegelesin põllumajandusega, aga siis ma Koloosis olin ehitustööline 15 aastat, 3 aastat olin traktorist, siis olin 3 aastat olin mitmesugused ametid mul olid. Küll ma juhtisin tsiviilkaitset, tuletõrjet, jääkorrastust, ohutustehnikat ja tööde juhataja oli viimane 3 aastat. Ja siis veel olin, enne kui kommunism ära lõppes, läksin Koloosist, olin 5 aastat kutseline jääger Voroveski metskonnas. Ma olin segu palju elusalt püüdnud, maha lastud, üle 240 metssiga. Ja ma olen elusalt püüdnud neid 200 siga. Põtru olen muidugi ka kuule teise maailma saatnud, terve rida vist umbes 80 ringis. No ja siis oligi pensiaeg käes. Ja noh, Koloosi, aga nüüd see vahepeal Koloosi aja keskus oli siin minu isa kodu, praegu oli Kivimaja, kus muuseum on. Ja siis no Koloos kolis siit minema lõpuks, eks ole, kui see tuli juba 98 aasta. Ma valetan, 89. Kolisin ja no majas oli 60. aastal valmis. Siin elasin, Koloos kolis minema, elasin paar aastat seal vanast majas veel.
ja siis noh, oligi nii, aga need, et muuseum teha. No. Ja oligi nii, kapitalremondi tegin vanale talu aidale, vanale talu saunale, saunahooned, hooned tahtsid remonti. Ja osa kuloosi töökotta, mis ühe hoone ehitasid juurde kuloos. Ja noh, nemad olid läinud sealt. Ja vaatasid, nüüd on õige aeg ja oma tervis ja võimalused lubasid, lõhkusid tööd teha. Ja vot nüüd ma jään aasta arvuga jään. Nüüd saab 12 aastat täis. 12 aastat täis, see on siis tagasi. 12 tagasi on 19 või 9 tähendab. Jah. 2009. Ja kuloosid või muuseumi. Muuseumi avamine oli eeltööd, muidugi tööd oli maailm mitu aastat jamasin selle ehitusega. Ja oligi muuseumi on pikka mööda on, neid aastasi on, või neid eksponaate, neid on kuuled tuhandeid kokku juba kuuled. Muidugi vahepeal, kes kommunism üle talumajapidamistest rauavärki. Vana raua kratid viisid ja kuule väärtuslik asja minema ja kahju on, mis inimesed on hävitanud ära, kirjalikud materjalid. Tead, kui rumalad asju on juhtunud, väärtuslike kirjandusmaterjali. Ja väga kahju sellest. Aga no midagi on ega säilida. Isale muidugi see kodu uurimise pisik on mul nagu sees, kui on. No millal see tekkis sul? Oi, see tekkis, näete, siin on need esimesed üles lindistused on juba 89 ja juba. No see on ärkamise ajal. Nüüd ei, ma 1989. Ja, ma ütlengi ärkamise ajal. Aga muidugi. Kas sa nõukogu ajal ka juba tegelesid kodu uurimisega? Arhiivis. Siis ma käisin need arhiivid, need mis perekonna arhiivid Tartus, need on mul kõik materjalid, mis puutusid Palmse valda. Tähendab, Palmse valda. Palmse mõisa Paalenite all need 7 küla. Kõik need materjalid, mis Kadrina keelkonnast, mis puutub sellesse piirkonda. Need ma kõik tollal sain kõik teha, tollal tehti ärakirjad, koopiad. Ja väga suure abi selleks aitas mind Olav Langsepp. Olav Langsepp, tema oli seal Tartu riiklikus arhiivis oli varem aastaid tööl. Ta oli tööl. Ja tal oli, ja tema elas Tartus ja ma käisin muidugi ise arhiivis ka mitmed nädalad ja mitmel aastal. Nii et tema kaudu ma sain sealt need nagu suhted sisse ja sain nendest kiriku raamatutest ärakirjad kõik teha. Nii et mina sain need sünnid, surmad, abielud ja vaderid ja need materjalid sain kätte. Ja need seda kirjaliku materjali sellest hakabi ja nendest kuulub välja ajaloo värki, saad kõik tead, sest meetriga andmed olid vanal ajal küllaltki täpsed. Täpsed. Aga mismoodi,
vaat sa oled ka nagu sihukest üsna kirevat elu elanud, võiks öelda. Et noh, alates metsavendlusest ja lõpetades ma ei tea millega, kodu uurimise ja muuseumi tegemisega. Et kas noh, noorest peast ka juba noh, mingi sihukese kodu uurimise või noh, sihukesega tegelesid? Vaata, kuidas seda tuleb öelda. See oli niimoodi nagu veres sees. Eks ole, mida inimest sunnib nagu öelda, noh, tagant see on uudishimu, tead küll. Uudishimu on ja sellepärast on, et vaata mälu talletas, tead kõik need niisugused, kuna 40 aastast on see metsavendlusvärgid. Et on kõik meeles. Metsavendadega suhtlemine. Kõige esimese spioonitöö 41. aastal meil on pisike väiksed poisid. Siit on kilomeeter maad sinna Kivikatkule minna. See oli siis, kui hakkas, see oli enne seda sõjavärki kiri pandi mulle õhta esinetta. Kiri pandi, väiksed sokid pandi, soki sisse pandi kiri. Ja väiksed sussid olid jalas. Siis õhta ja lehma rohupudel anti pihku. Lähete naabriperele, läksid lehm on haige, et lehm on punasesse jäänud. Läksid punasesse rohtu, kui peetakse kinni kuskil. Et siis käisid juba nende suuri talusid passiti peale käisid. Käisid tead niisugust kuradi kommunistid käisid luuramas. Ja see oli nii ärev aega, see oli õhta esi, meil just talude vaheline tee käis. Mitte seda suurt teed mööda. Ja mina olin looma poolest, oli head jalad noored, kogu aeg jooksin. Tead küll nagu pausikesele, kogu aeg jooksin. Võt läksin seda salajast kirja sinna viima, metsavendade laager oli seal Kivikatkudaga Laukosoos. Võt see on minul kõige esimene spioonitöö. Ja metsavendadega need aastad suhtlemine. See on kogu meie noorus seisis sellest ja nüüd pärast lõpuni naabrumehed, seesama Kivikatku, see Eduard Jendek. Ta oli 14 või 16 aastat oli metsas. See teine naabrumees siit, Urb Jüri, tema varjas ennast 11 aastat või võib-olla ma aasta arvadega vareta. Meil oli linnas kogu aeg sidemes, kuni surmani. Nii et see ajaloo teema, see oli tead kui veres, nagu siit see ausamba peitmised, ülespanekud. Kõik meie perekond oli kõik sellega seos, ise sellega kogu aeg nende asjade juures oma, kui ta on kõik minu isad ja need naabrumehed, mis need nimetasin kõik, sektis selle ausamba tükid peitsid ära ja need õhkulaskmised ja pärast teistkordne petmine siin kommunistid oli viljakujutust ära, olid need ausamba tükid. Teised Lodak pidas oma Soomjärlaga ja kombiga partei koosolekud. Vaata, ja kui see ausamba tükid olid viljakuivatustarres nurgas ja see võttis koloos oma kätte. Ütles, et see tuleb oma kätte võtta. Ja naabrupoiss Kaljuvee Haared ütles, et kuule, et tema pidi tulema sinna sepaks või ravatöömeheks, et asi on halb.
noh, see keskpäeval kaevasin tead seda auku kuramus. Kivine maa, see oli kõige raskem töö. Ja päisapäeval kommunistid pidasid oma partei koos ja riigikukutaja kurat kaevasid kuradi jume teosad, kurat vabadussõja ausõpra peitmiseks, kuna sealt ruumist pidi seda välja tooma, noh. Ja need tükid olid ju rasked, kurat, veeretud rullide peal, kurat, palju vaeva neid. Ja pärast, kui tuli see Vene riik hakkas kukkuma, noh, 88 juba hakkas, kuule, see Salu naabrumees, teine naabrumees Salu Arjoon ütles, et rong hakkas liikuma, enam ei ole aega oodata. Ja ega mina kellegi käest tollel ajal, sina ei tohtinud avalikult küsida või abi. Oma peaga pidid räägida, millal paras aeg. Oma naisele ainult, ta ütles, et enam ei oota, tuleb hakata asja liigutama. See oli 88. aasta, kuule suvel, jaanipäeva paiku. Jah, kui kaevasin juba välja. Aga siis oli veel suur kommunistide aeg. Aga nii palju ütlen, kommunistid, eks ole, tükid sai viidud palmse sinna ravatöökotta granadega ja sõbrad. Kommunistid, keegi ei keelanud, vahele ka ei tulnud, ei julenud öelda ka midagi, saad aru. Tead, asi juba hakkas, tead, kui liiga üks hoidis, hakkas oma tooli hoidma, saad aru asjast. Ja parem hoia mokk kinni. Ja niimoodi ta läks, tead. Jah. Kuule, aga räägi mulle üks lugu ära. Mina olen, vaata, mina kasvasin ju, Lodjak oli ju meie naaber, eks. Vaata, mina teda ennast ei mäleta, mina mäletan tema poegi ja naine elasid seal. Mitte kuulnu, see, kuulmees, see. Kurat, see vanem poiss kuulnu. Nimesid enam ei mäleta, üks on geoloog ja üks läks, vaata, andis nuga sellele Pajulale, selle järgmisele esimehele. See oli hull lugu. Aga mis värk seal üldse oli? Mina mäletan seda, mina ei saanud millestki aru, et lihtsalt läks ja andis nuga ja pärast kõik sosistasid ja siiamaani ma ei tea, mis värk selle Lodjakuga oli üldse. See... Lodjak nii palju, ma mäletan, ta oli kolhoosi esimees. Ta oli kolhoosi esimees, aga see poeg, mis ta oli, näe mul see nimi, Kullu või Kuunu. Nii mäleta, jah. Toivo oli... Toivo oli, aga mis teise poisi nimi oli? Toivo Lodjak on see geoloog, see poeg, kes geoloog. Toivo on geoloog. Jah, aga teise nime ma ei mäleta. Tead see Toivo oli, no see teine poiss, Toivo oli noorem. See teine poiss, tead, et tema tahtis kurameerida ühe tüdrukuga, see oli Vagula Pajula? Lui tütar või? Vagula. Kas oli Vagula Lui tütar või? Ma võin valetada. Et see niisugune, et selle Pajula, et nad käisid rahva tantsimas midagi. Et see Lodjaku poeg, et sina tahtsid tema pruudi käest ära võtta või? Kas sa mingisugust neist juttu pole kuulnud? Ei, mina ei tea sellest midagi. Ma olin siis nii väike poiss. Jaa. See oli, aga no
see oli absoluutselt umbluu. Ei midagi, mina olen kuulnud ainult siukest asja, mis mulle meelde oli see, et noh, et midagi seoses see, noh, ma ei saanud mäletagi, noh, minul on jäänud mulje, et midagi seoses sellega, et noh, et vaata, et kuidas Pajula ja Lodjak nagu, kas nad omavahel läbi said või et umbes, et poiss läks kätte maksma isa eest. Ei, see jutt on mulle võõras. Võt ma ütlengi, et ma ei tea. See jutt on võõras. Aga sellel teised ütlevad pärast, et sellel poisil nagu käis midagi peast läbi, et see oli nii rumal ja niisugune ettearvamatu tegu. Võib küll olla, jah. Ja no ta pärast nüüd mandigi, et ei ole midagi puudu, noh. Mingisugune närvi asi. Võib küll olla, jah, et käis mingi hoog peale. Minule vanaema midagi seal jutustas. Aga ma ei mäleta, ma ütlen, ma võisin väga valesti meelde. Tulju, jah. Tulju. Ta oli muidu päris normaalne poiss. Aga sellest ajast peale, aga need olid teised mehed seal või ligi ja sellel Tuljul kraest kinni. Teid ära tapnud päris. Jah, kui väga rumal lugu. Ja vot niimoodi need asjad hakkas, no ja edasi taluvärk hakkas talupidama. Selle jutu ma lõikan vahelt välja. Hakkasid taluvärki, hakkasin ise kuule, sain põlluvärki kätte ja ostsin loomad. Abikaasa oli mul, abikaasa ema tuli Männiliene, tema tuli minu juurde kaasa elama, noh ma ehitasin maja siia, aga ma lõhkusin tööd teha. Jah, ega ilma tööta kuuleti midagi. Ja oligi nagu, aga asuvad nüüd, kui see ise jäid juba vanemaks, et see põllutöö lõpetasid ära ja siis mõtlesid, hakkasid niisuguste jamadega, no ma tean, jamadega hakkasid tegelema, tead, muuseumilooma ja nüüd kõige lõpuks nüüd ehitasin mälestustammiku veel, mälestustammiku ja selle ühe raamatu kirjutasime, Jaan Krus oli sugulane. Vaata selle koobalt me polegi rääkinud, siin osa neid materjalisid kattub või noh, peab neid vaagima. Ja vot niimoodi need asjad ongi, neid on tegemist on palju, aga nüüd pea veel töötab, tänu ütleb sulle ja endale, et kui pea töötab ja jalad ka töötavad, mõlemad on tähtsad. Lühidalt. Ja olemegi siin. Täna on kuule mis kuupäev? 18. 18. august. Ja ongi 2021 aasta. Ja rõõm sind tiita näha. Ja et sa oled niisugune aktiivne. Sa oled see ühiskondlik niisugune, kuidas see kutsutaksegi, niisugune ühiskonna niisugune, üks niisugune vedru. Ja positiivsed, et tegeleb inimene positiivse asjaga ja las nad seal, kui nad üleval seal Toompeal seal las nad vehivad, ta saab selle täis palka. Sinul ei maksa kurat vahtimise ette keegi palka kurat. Ja mina saan riigilt pensioni kurat. No hea küll. Kuule, aga ma panen praegu selle kinni ja lähme kaema ära.